Rõõm on stuudios tervitada Kroonika peatoimetajat Krista Lensenit. Tere õhtust, Krista! Tere õhtust! No enne veel, kui hakkame rääkima meelelahutusest ja mida meelelahutus üldse tähendada võiks, mis sa arvad, kui käime ära Gruusias? Ja lähme hea meelega. Kui nüüd 3 sõnaga peaksid Gruusiat tutvustama, siis mis nendeks oleksid? Minu hing on seal, nii et see on 4 sõna. Et ma tegelikult olen ju nii-öelda osaliselt pärit Gruusiast, kuna terve oma lapsepõlve olen ma seal samas Batumis minu lemmiklinnas elanud. Minu isa on sealt pärit. Veri on muidugi väga segatud, seal on armeenlast, türklast, grusiinlast tegelikult ei olegi. Aga Batumi minu lemmiklinn on ju tegelikult vaid kas 10 kilomeetrit Türgi piirist ja seda verd on segatud korralikult. Aga terve oma lapsepõlve ma ju olin õnnetu ja trampisin jalgu iga maikuu ja ütlesin, et no miks minul ei või olla see tore vanaema, lehmad, lambad määgivad, et mis mina pean jälle minema rongiga Moskvasse ja siis sinna kohutalt igava Musta mere äärde, et täna ma mõtlen, et oi laps, et mis su peas oli, et nüüd tagasi olles juba mitu aastat oli mul paus pea 26 aastat ja kui ma sinna siis jõudsin, siis mul polnud üldse aimugi, et ma olen nii juurtega seal maal ja et see on nii minu koht ja et mul oli pool hinge sinna maha jäänud kunagi lapsepõlves, et see teadmine ja selle teadvustamine oli päris suur šokk. Ja tänaseks ma siis pärast seda vapustavat avastust, kus ma siis tegelikult tahaks olla ja pärit olen ma siis jätkuvalt tagasi käinud, et Gruusia on kõige imelisem maa maailmas. Kõik eestimaalased külastage Gruusiat, aga nüüd tuleme meelelahutuse lainele. Kes veel teaks paremini, mis asi see meelelahutus on, kui mitte sina. No minu mees arvab, et üks hea meelelahutus või selle sisse kuulub sigar, seks ja šokolaad. On tal õigus? No sigari, seksi ja šokolaadi vastu ei ole ka minul midagi. Et selles mõttes on need õiged tähelepanekud, aga mina arvan, et meelelahutus on elu meie sees ja meie ümber ja selles osalemine on paras meelelahutus. Et inimesed, kes ei mõista, et elama peab julgema elada, peab olema valmis selleks, et kuskil midagi juhtub ja kuskil keegi sellest ka kirjutab. Võtke rahulikult, nautige elus, meil on antud ükskord elada ja kui me seda meelelahutust ise endale oma elus ei paku, siis on see elu üks väga igav, hall, tume koht ja selliste inimeste seltskonnas mina küll olla ei taha. Mina ka mitte. Kui Anu Saagim töötas portaalis Elu24, siis igal hommikul, kui ma selle avasin, ta oli teinud uudis iseendast. Miks sina nõnda ei toimi? Ma arvan, et mul ei ole olnud seda vaja, et on olnud ka teisi väljundeid ja on olnud kui palju telesaateid, et ma just vaatan, et siis kui mina tulin telest Kroonikasse, läksid sina Kroonikast telesse, et eks see vahetus ja võib-olla see selline enese läbi enda millegi nagu reklaamimine või mitte isegi reklaamimine, elu näitamine, aga võib-olla ka sellepärast, et on lihtsalt äge elu. Et paljud inimesed võib-olla pahandavad selle peale, aga kui võtta siis, et keda me siis seal näitame, et võib-olla mõnda igavat inimest, kellel on hall igav elu, ei olegi nagu näidata. Et mina ei pea seda oluliseks enda juures, aga iga inimene teeb oma tööd nii, nagu ta teeb ja sellise külje pealt, nagu ta seda teeb ja Anu teeb seda hästi ja ma arvan, ma teen seda teistmoodi hästi. Ei ole need kroonikad siin laua peal täna niisama pandud. Need on 10 aasta tagused kroonikad. Võta neist siit alumine enda kätte ja tee lahti sealt lehekülg, kas oli 11-12 äkki või? Nii, issand, sa hüllatad mind nüüd millegiga. Ma mäletan seda kroonikat väga hästi. Tee lahti näiteks 13 lehekülge. Ja kui ma küsiksin sinu käest sama küsimuse, et millise pilguga vaatad mänguasja poes mänguasju, siis mida sa vastaksid? Oleneb millises poes, kas see on nüüd päris mänguasja pood või on see sekspood? Kuule, mina arvan, et ma vaataksin päris põnevusega. Selline, kus see küsimus sul oli, et ma peaks vaatama, mis sekspoes on käinud, sekspesu ja korsetti, tal pole tabusid. Väga tubli, minul ka ei ole tabusid. Seks ja seksmänguasjad ja kõik see selline
nii-öelda hash-hash elu on tegelikult üks elu osa ja miks mitte, kui su muu elu ei ole huvitav, siis tee oma meelelahutust seal voodis, et ka see on seal lehekülge ettepoole, kui sa vaatad, seal on küsimus, et sinu strateegilised mõõtmed, palun, et kas sina oleksid valmis vastama? Täna küll enam mitte ja ma kindlasti, kui nad oleksid strateegiliselt sobivad, siis ma hõiskaks neid igal pool ja võib-olla teeks ka endast uudise sinna kroonika.ee-sse, millised on minu mõõdud, aga täna las see jääb minu kapsaaeda, et ei hakka kiitlema, pole midagi öelda. Krista, kas sa ise ka saad aru, et sa oled Eesti meelelahutusmaastikul üks tõeline staar? Mul on sulle üks üllatus. Nii? Palun, tee see lahti. Üllatused on alati toredad. Oi, kui tore! Oi, suur aitäh! Saad kleepida kroonika. Oi, kui tore! Mitte seina peal, vaid põrandale enda ukse ette, nii et igaüks, kes tahab tulla minuga tõsiselt juttu rääkima, peab enne astuma staari peale mõtlema, kas ma esitan õied küsimused. Suur aitäh! Suured tänud sulle, et sa külastasid minu suvestuudiot. Soovin sulle teravat pliiatsit ja teravat silma. Oi ja sulle palju meelelahutust ja kõigile eestlastele ka. Aitäh! Aitäh sulle! Meelelahutusega ka jätkame.